Kas sa kujutad ette, et peaksid 715 kilomeetrit järjest aerutama? Kanadas toimuv Yukoni aerutamismaraton on üks maailma raskemaid. See lõputu teekond keset metsikut ja inimtühja loodust paneb proovile võistlejate ekstreemse vastupidavuse ja kannatuse. Just sellise pöörase seikluse võttis ette armastatud telenägu Marek Lindmaa. See on midagi teistsugust. Saad lihtsalt toorelt selle argipäeva elus selle juhtme välja tõmmata ja sa oled seal mitte keegi, sa oled selles looduse keskel ja sa tunnedki seda, et kui loodus tahab, siis ta teeb suga niimoodi ja sind enam ei ole, eks ju. Et see koht toob mind maa peale tagasi. Marek Lindmaa meeskonnakaaslaseks sel seiklusel oli hea sõber Rait Hutrov. Nende sujuv koostöö tõi neile ka uhke võidu. Äge, õige, aga üks peab lõpetama. Meil on plaan ellu jääda. Ma mõtlesin, et ühe korra hakkan nautlema natuke, vaatan kaljusi. Marek tagant käratas kohe. Keskendu, sõidame ja rohkem ei julgenud kordagi kõrvale vaadata ja siis põhimõtteliselt 19 tundi hiljem siis tõsteti mind paadist välja ja tulin sinna. Siis ma ei näinud nagunii enam kaugele ja mina seal paadis väga palju ei näinudki, ainult ette. Vee peal olemine, kui vahepeal kaldale ei saa, võib olla väga väljakutsete rohke. Nii tuli ka näiteks enda kergendamiseks kasutada loomingulist lähenemist. Rõve. See on kõige lõbusam hetk, sellepärast, et sa oled tuim, sa oled väsinud, sul on kõik jutud räägitud, meil on Marekuga ammu kõik jutud räägitud, eks ole. Ja siis ütled, Marek, stopp, mina istun ees, et sa rahulikult sõida, mind ei ole, ma hakkan nüüd toimetama. Ja siis sa vahepeal seda kommenteerid, seda protsessi. Ma ei salgagi, eks pudel võib täis saada, sa tunned, see ei ole nii, et lukustad kohe ära, eks ole, seal niimoodi protsess käib edasi, eks, allpool ja see on üsna lõbus. Märkimisväärne on see, et terve maratoni ajal ei puudutanud meeste jalad kordagi maad. Seal tulevad tegelikult emopatsiendid järjest ka kaldale. Et selles mõttes see on kohutav vaata. Mitte kohutav, aga see on lihtsalt täiesti imeline, kuidas on võimalik aerutades üle kere ennast lihtsalt mingisuguseid vesiville ja marrastusi ja punet üle kere on nad põhimõtteliselt vigased, kui nad tulevad. Kas ma selle treeni lõpuks sulle ühe õie võin kinkida? Kus sa selle said? Meil on praegu siin kajak ja kanuu. Millega teie sõitmas käisite? Mis nende vahe üldse on? Me käisime kajakiga sõitmas, oleme kanuuga sõitnud, aga vahe on väga lihtne. Kanuu on pealt lahtine, kajak on pealt kinnine. Ja kajakis istun mina tavaliselt ja kanuus istub Rait. Selle järgi tunnete ära? Jah, tavaliselt nii on ja võiks seda öelda, et miks me käime kajakiga seda tegemas seal, see on ebamugavam. Marek ja Raiduga olid Kanadas kaasas Margus Kiiver ning Siim Seglinš. Tõsi, nemad võib-olla nautisid rohkem hoopis Kanada ilusat kultuuri ning loodus. See oligi meie ainuke eesmärk, et minna, näha, milline Kanada on, kogeda suurlinna melu, mõlema suurlinna melu ja siis minna metsikusse loodusesse ka. Ja lõpuks natukene võib-olla neid aidata ka. Natuke me vist aitasime neid, jah. Aga tõepoolest, meil oli nagu väga lõbus. Jah, vahepeal võib-olla neil oli ka, aga meie nägime tõesti hästi palju sellist Kanadat iga nurga alt. Nemad võib-olla mitte nii palju, rohkem siuke vesine teema oli neil. Keegi peab ikkagi trenni tegema ja keegi peab nagu selle võidu koju tooma. Läbi metsiku Kanada seiklussaade ei keskendu ainult Yukoni maratonile, vaid hoopis paljule enamale. Meil on reis läbi Kanada, sisuliselt idarannikult läänerannikule, Toronto, Vancouver, Whistler ja nii edasi, erinevad suurlinnad, erinevad olümpiakülad ja eestlasi. Et mul on selline, kuidas ma ütlen, selline tore soov alati näha, kuidas inimesed elavad ja küll seda on sotid selgeks saatega palju kajastatud, nähtud ja Kanadas on taas samat asja teha, et näha, kuidas inimesed elavad, kuidas nad Kanadas hakkama saavad. Meeste pöörane seiklus läbi metsiku Kanada alustab teleekraanil juba tuleval esmaspäeval kell 21.30.